Mulle meeldib scenograafia eriala puhul see, ta on juba eos hästi mitmekülgne ja laiahaardeline. Selles mõttes, et ma ei pea lihtsalt istuma ja kuulama ja ära väsima ja noogutama, vaid et seda kohe kõike rakendama ka. Mina olen siin eriala juhina täiesti uus inimene, et asusin tööle 1,5 aastat tagasi ja sellest ajast saadik olen teinud ümber praktiliselt kogu õppekava. Ja selleks, et see oleks kuidagi elluviidav ja teostatav, siis selles uues õppekavas me püüame õpetada nüüd 2 asja korraga. Esiteks anname nagu nii palju kui võimalik neid praktilisi käsitööoskusi, mis paratamatult on nagu vajalikud. Et tudengid saavad kõik kaamerad kätte ja nad saavad pildistada ja nad saavad filmida ja nad õpivad monteerima ja nad õpivad tundma helipulti ja salvestama heli ja seda miksima ja nad õpivad valguspulti tundma ja nad õpivad tegema valgust. Lisaks kõigele siis peavad nad läbima mitu seda nii-öelda erialast valdkonda, et kuidas toimib sõnateatris lavastus ettevalmistusprotsess, kuidas toimib muusikateatris lavastus ettevalmistusprotsess, kuidas tehakse filmi. Tunniplaan on suhteliselt tihe. Ja õppejõud on nii head ja kuidagi väärtuslikud ja mingis mõttes autoritaarsed, et ma tunnen, et kui ma näiteks puudun 1 päeva koolist, siis see on võrdeline võib-olla mingisuguse nädalaga mingi teise kooli, võib-olla isegi eriala mõistes. Kõige rohkem meeldivad mulle minu kursakaaslased, kellega saab kõiki asju ära teha õigeks ajaks, samal ajal olla erinevad ja sarnased omavahel ning ka kogu audiovisuaalse ning performatiivse meediumi avarus, et siin saab ühest äärmusest kuni teise äärmuseni omanda teadmisi. Kuna mu kogemus Teater NO99 endise juhina on selline, et ma olen olnud tegev nii autorina kui kunstnikuna kui lavastajana ja ma leian, et see kõik on omavahel päris hästi kombineeritav, lisaks on mul ka päris tugev selline visuaalkunsti taust, et ma olen töötanud galeriides iseseisva kunstnikuna, käinud ringi näitustel, siis ma seda kõike püüangi praegu selles uues õppekavas justkui ühendada, et ühest küljest ma arvan, et see eriala tulevikus kindlasti hakkabki olema kuidagi segu, et see autori positsioon järjest tugevneb, kaasaegsed etenduskunstid eeldavad seda, et kunstnik on väga tugev partner, ükskõik, et kellega ta siis partnerlust viljeleb, kas lihtsalt esinejaga, näiteks, et on olemas mingisugune tantsija, kes tahab midagi teha ja tal on kunstnik, kes on ühtlasi dramaturg, kellega koos mõtlevad asja välja. Või siis on seal lavastaja, kes tahab lavastada mingit näidendit või mingisugust nagu omaenda originaalmaterjali või on hoopis nii, et kunstnik toob originaalmaterjali ja leiab endale lavastaja, kes teda natuke näitlejatega suhtluses aitab. Kõik need variandid on võimalikud. Sisseastujatele soovitakse korra paar pikemat hingetõmmet teha ja lihtsalt tulla värske peaga siia. Tarbida hästi palju erinevat kultuuri, kõike teatrit, filmi, näitusi, ma ei tea, mingisuguseid üritusi, nii häid kui halbu, lihtsalt, et näha ja olla kursis. Sisseastujatele ma tahaks öelda seda, et meil on 3-päevased katsed ja nad on 3-päevased just sellepärast, et mina jõuaksin aru saada, kes on tulnud katsetele, kes need inimesed on ja et sisseastujad ise jõuaksid aru saada, kas nad päriselt ka tahavad selliseid asju teha, mida nende käest küsitakse. Nii-öelda nagu mingi abstraktsioonivõime ja mingi kujundiloomisoskus, need on sellised asjad, mida ma väga kõrgelt hindan. Ja väga paljudel noortel inimestel on nad sünnipäraselt olemas, nii et kui on endal veel huvi kunsti õppida, siis see on see ilus alguspunkt, kus tegelikult oleks tore edasi minna. Et mina siis professorina püüan omalt poolt julgustada kõiki neid inimesi, keda ma siia vastu võtan, mõtlema oma moodi, oma nägemusega süvitsi minema ja lihtsalt püüan seda parema äranägemise järgi arendada ja kutsun siia teisi huvitavaid inimesi, kellega noored saaksid kohtuda, sest ma arvan tõesti, et mitte miski ei õpeta nii palju kui särava inimesega kohtumine ja särav eeskuju.